Ma mäletan oma emast neid lugusid, kus mina olin väike ja tema oli õudselt entusiastlik kõiki uusi asju proovima. Et ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mis ma temalt õppinud olen. Ja ta on õpetanud mulle ka näiteks järjekindlust, sest ma tean, et talle ei meeldinud absoluutselt õmmelda. Talle nagu üldse ei istunud see. Aga nõukogude ajal, nagu te teate, mitte midagi saada ei olnud. Kõik asjad tuli ise teha, mis tähendabki seda, et mina seisin laua peal ja siis pidin hästi aeglaselt keerama, et ema saaks vaadata, kas altäär on ühtlane, siis ta pani neid nööpnõelu seal märgistamaks siis, kui pikk see altäär peab olema. Või siis seda, et kui ta tõmbab seda kleiti mult üle pea, et siis oota ja nüüd, et ükski nööpnõel ei torkaks sind. Ma teadsin, et talle ei meeldi see töö, aga ta oli nõus tooma selle ohvri, et ikkagi inimesed peavad kuidagi välja nägema ja midagi peab neil seljas olema. Üks asi on järjekindlus. Teine asi, mis ema mulle on õpetanud, on see, et oma eesmärkide seadmisel tuleb ikkagi sihtida kõrgele. Et ei ole mõtet leppida vähesega, vaid tuleb võtta maksimum. Kui sa midagi juba tegema hakkad, anna siis endast tõesti maksimum. Ma olen püüdnud siis oma elus seda teha ja aeg-ajalt see muidugi tekitab keerulisi situatsioone ka, et kui sa ise annad maksimumi, siis sa tahad ka kogu oma meeskonnalt saada maksimumi. Siis peab õppima laveerima sellega. Mulle tohutult meeldis see, et kui mina läksin ülikooli, siis mina olin 18, mu ema oli 38, ehk täpselt sama vana kui mina praegu. Meil on 20 aastat vanusevahet ja talle tundus, et okei, et üks amet tal on juba selge, see nagu ei rahulda teda, ta läks uuesti ülikooli. Mina läksin ülikooli, läks tema ka ülikooli kõrgharidust saama. Ja mul väga hästi meeles need korrad, kus ta mul Tartus külas käis, kus mina olin alguses see noor tudeng, sõpru veel ei olnud ja siis me olime tõesti emaga nagu sõbrannad, sõitsime bussiga nii kaugele kui sai, kahjuks mitte üldse kodu poole, vaid hoopis teises suunas ja see kõik oli hästi tore ja mul on nii hea meel ja uhke tunne, et elukestev õppe on see, mis minu ema on iseloomustanud, et ta tõesti viitsis uuesti minna. Mu emal on praegu raske periood, aga ma väga usun temasse. Ma tean, et tas on kõik see tahtejõud olemas. Et mina olen talle igati toeks ja me saame koos hakkama sellega.